Tere õhtust, tere tulemast arhitektuuriteaduskonna uuele loengusarjale. Lugupeetud kolleegid, head üliõpilased, lubage mul teha lühike sissejuhatus. 2022. aastal algab arhitektuuriteaduskonna poolt välja kuulutatud külalisloengute sari, mis on eeltööks ühele konverentsile, mis peaks toimuma praeguste plaanide järgi 6. septembril 2022. aastal. Ja selle konverentsi perekonna nimeks on ruum ja digitaalreaalsus ja seekord tahaksime rääkida innovatsioonist. Ja nii on kavandatud sellel aastal, aga algas juba kohe praegu, algas ettevalmistav loengute sari. Hetkel meil on teada, et siia loodame saada Antoine Picconi, Roberto Verganti, võib-olla veel mõned rahvusvahelised nimed ja muidugi ka Eestist need inimesed, kes oskavad sel teemal meid harida ja õpetada. Niisiis ruum ja digitaalreaalsus 2, mis on pühendatud innovatsioonile. Innovatsioon, see on sõna, mida me kõik kasutame igapäevaselt üsna tihti. Suure tõenäosusega üks ülekasutatumaid ja alatähendatud sõnu üldse, sest väga vähesed võtavad vaevaks vaadata, mis siis ikkagi on innovatsioon või mis on innovatsiooni mõiste definitsioon. Sest nimes endas on just kõik nagu ära öeldud. See on väga petlik. Käesolev loengusari püüabki süveneda sellesse, mida innovatsioon võiks tähendada. Ja ma peatuksin 3 sündmusel, mis on sundinud mind tähelepanelikumalt vaatama innovatsiooni mõistet ja innovatsiooni ajalugu, isegi teatud määral. Esiteks Adolf Loos. Ilmselt 1910. aastal kirjutab Adolf Loos suhteliselt raevuka pamfleti Ornament ja kuritegu. Legendi järgi toimuvad pärast selle esitamist isegi tänavarahutused, aga ma arvan, et see on ainult legendi järgi. Adolf Loos on teinud 2 maja, mida ma olen tihedalt külastanud ja arvan ennast hästi tundvat. Mülleri maja või Mülleri villa ja Viinis olev Nobeli ärile pühendatud peakorter, mille esimesel korrusel on pangahoone. Täna tuntakse seda Loosi maja nime all. Ja Adolf Loosi pamflett ornamendist ja kuritegevusest ei lähe kuidagi kokku tema tegudega mõlemas nendes hoones. Rohkem luksuslikumalt dekoreeritud ehitusi on isegi raske ette kujutada. Tekib siis küsimus, miks Loos on järsku nii pahane ornamendi kui sellise peale. Ja üheks selliseks põhjuseks, ma räägin siin hüpoteetilisest spekulatsioonidest loomulikult, on see, et ta tuli Ameerikast, kus põhiliseks konstruktsioonivahendiks sellel momendil oli teras. Nagu Pevsner on näidanud, pärast esimest tööstusrevolutsiooni põhiliseks konstruktsioonimaterjalis kerkib väga kiiresti teras. Ja teraskonstruktsioon, aga teraskonstruktsiooni katmiseks kasutatakse ikkagi veel vana kompositsioonivahendit, mis muutub nii ornamendiks kui dekoratsiooniks hoopis teistsugusel maailmal. Kui Loos tuleb tagasi, siis ma arvan, valab ta oma pahameele kõigest sellest, mis ta Ameerikas näeb, valab välja kogu disainiprotsessile ja kogu ornamendikale. Ja teeb seda suhteliselt sirgjooneliselt ja see kõik, mis ta räägib, jõuab Bauhausi loomingusse hilisemas institutsionaalsemas maailmas. Nüüd me võiksime küsida, et mis siis juhtus pärast seda, kui teraskonstruktsioon muutus nii oluliseks. Pärast seda tuli kasutusele innovaatiline kandesüsteem ja see on raudbetoon, milles ka teras mängib väga tähtsat osa. Ja järsku tänu raudbetooni tulekule muutub arhitektuur palju plastilisemaks, palju sujuvamaks ja selline otsene vahe või vaenu jalal seismine ornamendi ja konstruktsiooni vahel kaob. Ei tasu siinkohal ka unustada, et Mülleri villa on tegelikult ju Müller oli raudbetoonkonstruktsioonide insener ja firma tegeles raudbetooni ehitamisega, millise naudinguga Loos ka selle maja on valmistanud. Siis nii lepitab innovatiivne konstruktsioonisüsteem dekoratiivse ja konstruktiivse. Teiseks Bauhaus.
Isegi mitte niivõrd Bauhaus oma ülesehituselt, vaid eelkõige vastuolu romaani kompositsiooni ja angloameerika disaini mõistete vahel. Mõlemad pärinevad ladina keelest. Üks siis compone, componere ja teine designum, designare, justkui ühest kohast. Bauhaus ülendab just viimase modernistliku maailma keskseks mõisteks ja toob kaasa totaaldisaini idee, kus siis tõepoolest Adolf Loosi kriitika igapäevaste tarbeesemete alates lihtsatest nõudest, riietest ja mööblist lõpetades arhitektuuriga leiab siis hoopis uue väljenduse. Ja ometi, kui me vaatame Bauhausi, siis seal õpetati kompositsiooni. Seal on olnud sellised legendaarsed õpetajad nagu Itten, Klee, Kandinsky, Chagall, Albers, kõik on õpetanud kompositsiooni, võib-olla et parimal võimalikul viisil, mis on võimalik. Aga pärast Bauhausi järeltulemid kaotavad kompositsiooni täielikult oma kasutusest ja modernistlik õppesüsteem kompositsiooni tarvitab ainult kunstiakadeemiates, kunstile lähedal seisvates institutsioonides. Tehnilised ja tehnoloogilised ülikoolid hülgavad kompositsiooni mõiste möödaminnes. Kompositsioon aga erinevalt designumist ja designaarest, mida me võiksime tõlkida kui jõuga või allkirjaga, autoriteediga varustatud asjade vorm. Kompositsioon on sellest palju vanem ja kompositsioon ulatab täiesti müütilistesse maailmadesse. Kui me vaatame kunsti ja arhitektuuri ajalugu, siis me näeme, et kompositsioon on eelkõige nähtuste kokkuseadmine ja seal on kaks erinevat suundumust. Üks on siis, et komponeeritakse erinevaid materjale ja teine on see, et komponeeritakse erinevaid proportsioone, siis eelkõige jumalikke proportsioone. Ja kui jumalikke proportsioone on õieti komponeeritud, siis asjad muutuvad maagiliseks. Nad omandavad maagilise jõu ja sellisena toimivad maailmas palju paremini. Ja siia võime ka tuua väikese genealoogia sellistest meistertegelastest, kes ajaloost kompositsiooniga on tegelenud. Nagu Paali eeposest näiteks Kotar Vahasis, maagiline sepp ja arhitekt, kes teeb Paalile sõjanuiad, millega ta võidab oma vaenlased. Samuti teeb akna tema majale, et maapinnale võiks langeda vihmapiisad. Siis Hephaistos kahtlemata, kes on tuntud eelkõige kui keeruliste kaitserelvade tegija, aga ka esimesed robotid pärinevad juba kahtlemata Homerose sulest. Ning lõpuks siis juba muidugi trivialiseeritult ka Daidalos, esimene teadaolev maagiline arhitekt, kelle tegevused ja kelle maagilised objektid siis eesti keelde tõlgituna August Annisti poolt on taidurlikud, ehk siis maagilise võimega. Nii et Bauhaus siis, kus õpetasid kompositsiooni need tähtsad tegelased, jättis siiski oma päranduses kompositsiooni kõrvale. Kuid kui me täna vaatame kompositsiooni ajalugu, siis oma ülemistes tasandites, ma pean silmas siin semantilist, funktsionaalset ja kontseptuaalset kompositsiooni, siis peame imestusega tunnistama, et innovatsioon ei seisa sellest sugugi mitte kaugel. Eriti siis, kui me valime veel kavandamiskesksete professioonide, võib-olla et ühe apologeedi, Roberto Verganti, kes ütleb, et radikaalne innovatsioon saab olla ainult kavandamise poolt kehtestatud, ehk siis design driven, kui me kasutame seda anglo-ameerika maailma, mis on võidu saavutanud. Ja kolmandaks peame me märkima, et kõik me oleme siin täna küll arvukalt esindatud selles saalis, kui tavaliselt istumas oma ekraanide taga kodus ja juba mitmendat aastat kogu inimkonna elu, töö, lõbutsemine on pea peale pööratud. Ja mis ühtlasi näitab, kuidas digitaalne maailm on siiski katalüseerinud tohutu innovatsiooni, et me siiski saame osa sellest maailmast. Ja ma arvan, et need põhjused võiksid hüpoteetiliste spekulatsioonidena olla kõik meie ees, kui me hakkame kuulama neid loenguseeriaid ja kavandama konverentsi, mis tuleb järgmise aasta sügisel. Aga nüüd ma olen kuritarvitanud meie aega.
Palun, sõna on Kadri Ukrainskil, professor doktor Kadri Ukrainskil Tartu Ülikoolist, kes räägib meile sissejuhatuseks põhimõistetest. Palun. Tere ka minu poolt ja suur tänu teile kõigile, kes te siia tulnud olete. Ma pean küll ütlema kohe alustuseks, et ei tea minu arhitektuurist väga midagi, aga digitaalmaailmas ma olen pigem selline tavakasutaja. Küll aga minu taust majandusteadus, ma töötan ka täna majandusteaduskonna juhatajana ehk olen väikest viisi selline praktiline innovaator ja harjutan ka ise kätt erinevate asjade elluviimisel. Aga minu eriala on tegelikult teadus- ja innovatsioonipoliitika ehk kuidas riik saab ühiskonnas innovatsioon esile kutsuda ja neid mõjutada. Et siiski täna ma mõtlesin, et mis võiks olla selline huvitavam lähenemisviis ja võib-olla ka lihtsam natuke ja püüan seetõttu rääkida hästi praktiliselt ja võib-olla tõesti ainult sissejuhatavaid mõisteid ja kontseptsioone puudutada ja ka illustreerida. Nii et sellest siis võiks tänane loeng rääkida ja ma palun siis küsimused hoida loengu lõpuks ja proovin kindlasti tunniga või vähemaga hakkama saada, et meil läks aruteluks ka aega. Nüüd, kuigi innovatsioon oli tõenäoliselt oluliselt varem olemas praktikas, siis selle mõiste kontseptualiseerimisega sai ilmselt kõige kuulsamaks Joseph Schumpeter, kes siis esimesena selle mõiste välja tõi just sellisena, nagu me teda täna ka kasutame. Ja tema mõtles innovatsiooni all põhimõtteliselt erinevaid uusi asju, nii tooteid, protsesse, tooraineallikaid, turge kui ka tootmise korraldust. Ja miks see kõik on nii tootmise keskne, sest Schumpeteri näol siis tegemist on majandusteadlasega, keda huvitas eelkõige selline majanduse dünaamiline areng. Kui te teate, klassikalised majandusteooriad siis käsitlevad rohkem sellist efektiivsuse saavutamist erinevate ressursside kombineerimisel ja mitte nii palju sellist dünaamilist arengut, siis Schumpeteri tegelikult huvitas see, et mis seda majanduse muutumist veab ja kuidas siis ja missugustele stiimulitele reageerides majandusagendid neid innovatsioone loovad. Ja täna me oleme tegelikult sellest Schumpeteri käsitlusest arenenud ju ühiskondadena väga palju edasi, et meil on teenusemajandus saanud valdavaks, ehk täna me mõistame siis ka mitte ainult toote innovatsiooni, vaid ka teenuse innovatsiooni. Me ei vaata tootmisprotsessi korraldust enam nii lihtsana, vaid me tegelikult vaatame, kuidas tootmine on korraldatud, kuidas on logistika korraldatud, turundus ja nii edasi, et selles mõttes, ütleme, tegevuse korralduse asemel räägime ärimudeli innovatsioonidest. Et selles mõttes terminoloogiliselt me oleme Schumpeterist nagu sammukese edasi tulnud, aga need põhimõisted on Schumpeteri välja toodutena siis endiselt kasutusel. Ja võib-olla sellised uuemad nüansid, mis on juurde tulnud nüüd innovatsiooni mõiste käsitlusel, on eelkõige sotsiaalsete väljakutsete või sellise ühiskondliku mõju saavutamine innovatsiooni läbi, mida Schumpeter siis tegelikult ei rõhutanud. Tema vaates oli see ajutise monopoolse kasumi saavutamise eesmärk see, mis käivitab innovatsiooni. Et täna me räägime just nimelt Põhjamaade teadlaste eesvõttel siis rohkem sellisest sotsiaalsest innovatsioonist. Ja ettevõtjad, rääkides sellisest ühiskonna tasemel väljakutsetele orienteeritud innovatsioonist, siis toovad omakorda välja, et see on eesmärk ja ikkagi innovatsioon on selle eesmärgi saavutamise vahend, aga samal ajal see jätkusuutlikkus sageli ka tähendab ikkagi ettevõtte või siis, kui me räägime ka ülikoolidest, siis ellujäämist, eks ole. Et me teeme innovatsioone selle jaoks, et me jääksime ellu. Nüüd, kui rääkida innovatsiooniga seotud teooriate arengut, siis
Schumpeterist alustades, Schumpeter on siin 1940, kuigi 35 ja 6 tal raamatud ilmusid, on siin all punane ja algab loovast hävitusprotsessist, kuna uus, mis selgitab, kuidas uus asendab vana, siis temast alates on, te näete, see teemade ja teooriate puu on väga haruliseks läinud, nii et neid teemasid, mida innovatsiooni juures uuritakse, on siis hästi palju. Ja terve suur grupp nendest on seotud tehnoloogilise innovatsiooniga, ehk sellised tehnoloogilised revolutsioonid või ka tehnoloogilised lained, mille pikkus siis erinevatel uurijatel on erinev ja nad on siis erineva radikaalsusega. Teise sõnaga on neid kutsutud ka tööstusrevolutsioonideks ja sarnasteks asjadeks, nii et siin on terve grupp teemasid, siis, mida analüüsitakse. Nüüd see loov hävitusprotsess ise ja kuidas majanduses või ka äris uus asendab vana, need teemad on läinud nii ettevõtluse kui ka ärimudelite analüüsi peale, juba peenemate teemade peale ja konkreetsemate teemade peale. Ja võib-olla nende kõrval või nendega samast perekonnast on siis innovatsioonide levik ja dünaamika. Et kuidas siis innovatsioonid levivad ja kuidas nende levikut on võimalik siis ka ergutada. Et siin on hästi palju selliseid füüsikast ja bioloogiast laenatud ideid majandusteadustel ka, nii et evolutsiooniline majandusteadus on siit päris palju teistelt teadusharudelt laenanud. Mis on minu jaoks kõige huvitavam enda jaoks isiklikult on innovatsioonisüsteemide areng ja muutumine, ehk kuidas me näiteks riigi tasandil või ka regionaalselt, aga võib-olla ka erinevates majandusharudes saame innovatsioone luua, innovatsiooni ökosüsteemi luua ja ka poliitikatega seda süsteemi toimimist mõjutada ja arendada. Et see on see valdkond, kus mina ise oma uurimistööd teen enamasti. Ja loomulikult, mis on seotud teie valdkonnaga kõige rohkem, loovusdisain ja selle juhtimine, et kuidas seda siis genereerida ja nii hariduses kui ka ettevõtluses siis kasutada. Samamoodi on ajas väga palju muutunud arusaamine innovatsiooniprotsessist ja siin on üks näide, mis on startupidelt võetud, ehk ta on startupide poolt töökindlaks lihvitud, aga teda kasutatakse järjest rohkem ka suurtes organisatsioonides, kes tegelikult on raskustes enda protsesside muutmisega piisavalt kiiresti. Ja seetõttu ta on selline innovatsiooniprotsessi mudel, mis on piisavalt üldine ja samal ajal ka piisavalt selge, et teda saaks kasutada. Ja kui ma hästi kiirelt ütlen need etapid, mis siin on konkreetselt selles mudelis, neid mudeleid on veel, et meil on mingi sissevaade või idee, kuidas me tahaksime mingeid olemasolevaid probleeme lahendada, siis meil on probleemist arusaamine ja see probleemist arusaamine on alati hästi oluline innovatsiooniprotsessi etapp, sest enne kui hakata lahendusi välja mõtlema, tuleb ikkagi aru saada, mis see probleem täpselt on ja kas me suudame seda probleemi lahendada. Ja kui me leiame siis selle kõige minimaalselt töötama või kõige kriitilisema lahenduse asjale, siis me saame ka disainida sellele vastavalt oma ärimudelit. Ja nüüd te näete, et siin on nii teatud lineaarsus selles mudelis sees kui ka selline tsüklilisus ja tagasisidemehhanismid, siis tegelikult innovatsiooniprotsessist arusaamine ongi muutunud ajas väga tugevalt. Et esialgu siin just nimelt teise maailmasõja ajal ja järel USA-st tulnud lineaarne nii-öelda teaduse tõukemudel asendus esialgu nõudluspõhise mudeliga, mis oli samuti lineaarne, lihtsalt alguspunktid olid teised ja hiljem on hästi palju hakatud sellele mudelile siis lisama interaktiivsust, nii tagasisidemehhanisme nagu erinevate etappide vahel,
kui ka tegelikult avatud innovatsiooni elemente. Ja võib-olla, kui me nüüd räägime sellest avatud innovatsiooni mudelist, siis võib prognoosida, et kuskil siin võib-olla 10 aasta jooksul selle mudeli nimi kaob ära, sest kogu see innovatsioon, mida me teeme, ongi avatud innovatsioon. Nii et ilmselt siin nüüd ka see terminoloogia innovatsiooniuuringutes muutub hästi palju. Nii et kui võib-olla kokku võtta, siis innovatsiooniprotsessist arusaamine on muutunud lineaarsest interaktiivseks, suletust avatuks, ökosüsteemi keskseks, ehk pigem me täna mõtleme nii, et mitte me ei taha luua häid ideid, vaid tahame luua head keskkonda, kus sellised head ja võib-olla radikaalsed ideed saaksid ellu viidud, välja valitud ja ellu viidud, ehk see innovatsiooniprotsessi ja uurimise rõhuasetus tegelikult on muutunud nüüd ajas ideede loomiselt hoopis nende ideede rakendamisele. Nii et selles mõttes see, kui te vaatate ka siin neid allprotsesse, siis hästi palju disainmõtlemine, timmitud lähenemised, erinevad siin ärimudelite, lõuendi kohandamine ja nii edasi, et need on kõik tegelikult rakendamisprotsessid. Nii et see võib-olla on üks selline suurem asi, mis nende mudelite juures siis on just viimastel aastatel muutunud. Nüüd, kui tuua veel üks väike näide siin kiiresti, et Schumpeteri sellised põhikontseptsioonid ja mõisted on endiselt olemas ja nende järgi me ka innovatsiooni mõõdame, siis praktikas võib näha hästi palju erinevaid innovatsiooni selliseid kombineeritud liike või ka tasandeid. Et need on siis seotud, näiteks siin on kõigepealt turu leidmise, ideede loomisega, siis protsesside juhtimisega ja korraldamisega ja siis loomulikult ka lõpuks organisatsiooni korralduse, organisatsioonisisese ettevõtluse, partnerlussuhete korraldamise ja ärimudeli muutumisega. Nii et selles mõttes siin kõigi nende all on praktiliselt nii protsessi innovatsioonid kui ka erinevatel siis toote innovatsioonid või ka võrgustiku või suhtlemiskanalite innovatsioonid. Nii et selles mõttes on hästi palju tänapäeva kirjanduses selliseid kombineeritud definitsioone, termineid ja mudeleid toodud ja neid tuleb järjest siis juurde. Aga võib-olla see läheb natuke selle loengu fookusest välja ja pigem ma läheksin edasi järgmise teemaga, milleks on innovatsiooni mõõtmine. Et kui see innovatsioon tundub hästi udune oma mõistelt, siis tegelikult me püüame seda ka praktikas mõõta. Ja te näete siin pildil kõige viimase kättesaadava innovatsiooniuuringu tulemusi Euroopas, kus te näete, et Eesti ettevõtted on selle alusel siis kõige innovaatilisemad. Ja siin see kogutulp peegeldab siis kõigi innovaatiliste ettevõtete osakaalu, kuid siin on nagu erinev innovaatilisuse määr, oranžiga on toodud nende toodete või innovatsioonide loojad, kes on loonud turule uusi innovatsioone, ehk nad on nii-öelda esmakordsed innovatsioonid konkreetsel turul ja helesinisega on toodud siis sellised kohandatud innovatsioonid, mis võivad ka olla uued lihtsalt selle ettevõtte jaoks. Et me näeme, et kogu innovaatilisuse tase või selline ulatus on meil päris kõrge, aga kui me vaatame turul uusi innovatsioone, siis selle osas me oleme siis keskmised või siis isegi tagapool Euroopa Liidus. Ja kuidas selline mõõtmine on saadud? Põhimõtteliselt innovatsiooni kohta kogutakse statistikat küsimustikega ja
sellepärast on see innovatsioonistatistika selline tagasivaatav, et täna me siis räägime, et meil on saada aastal 2021 lõpus statistika 2000, mis puudutab perioodi 2016 kuni 2018. Nii et selles mõttes see ja eriti Euroopa Liidu võrdluses Eesti Statistikaamet laseb kiiresti välja Eesti tulemused, aga siiski need on nagu minevikku vaatavad. Nii et kui me räägime siin poliitika kujundumisest või analüüside tegemisest, siis me juhime jällegi seda majandust tahavaatepeeglist. Üks oluline asi selle innovatsiooni mõõtmise juures on alati definitsioonid. Ja te näete siin, Läti on Eestist hästi tagapool ja Eesti Statistikaamet juba algusest peale tegelikult kasutas väga täpseid ja näidetega illustreeritud definitsioone innovatsiooni mõõtmisel. Ja seetõttu Eesti innovatsioon on alati olnud statistikas kõrgem võrreldes Lätiga. Ja kui meie kolleegid lätlased siis käisid meie juures ja me näitasime neile neid definitsioone, siis nad tegid väikse katse ja mõõtsid samade definitsioonidega nagu Eestis ja said ka sama kõrge innovatsiooni taseme. Nii et definitsioonid on üliolulised, et need ei jääks uduseks nende ettevõtete jaoks, kes täidavad neid küsimustikke. Ja seetõttu alati tuleb nendele definitsioonidele tähelepanu pöörata, et saada siis võrreldavad tulemused. Ja kolmas punkt, millest ma tahan rääkida, on see, et erinevaid innovatsioone on teoorias väga tore eristada, et meil on toote innovatsioonid ja protsessi innovatsioonid, aga sageli need on väga tugevalt omavahel seotud, et üks tingib teist ja siis, kui me statistikas vaatame, siis enamus asju on omavahel väga tugevalt korrelatsioonis, nii et uurimisel siis majandusteadlastel on seal rida probleeme. Ja seetõttu kasutatakse sageli selliseid koondindekseid, mis eriti siis agregeeritud tasemel tuuakse ka näiteks riikide tasemele. Te kindlasti olete kuulnud Euroopa Liidu innovatsiooni sellist näidikulauda, mida ka meie poliitikakujundajad väga agaralt kasutavad, kus siis on näha, et kas Eesti on jõudnud nüüd järgijate hulgast innovatsiooni liidrite hulka või siis ka vahepeal tagasi kukkunud. Nii et sellised asjad on siis innovatsiooni mõõtmiseks kasutusel. Nüüd 2 asja, mis on minu jaoks nende juures olnud alati väga huvitavad. Esimene on see, et nende innovatsiooniuuringute alusel võib-olla ei saa väga konkreetseid järeldusi iga kord teha dünaamika kohta või ka taseme kohta, kuid juba umbes 30 aastat on uuritud selles IKT paradigmas meie innovatsiooniprotsesside toimimist ja tegelikult leitud väga selged erinevused harude erinevate mustrite vahel, kuidas innovatsioon toimib ja missugused parameetrid on mis harudes olulised. Nii et see on tegelikult üks selline väga märkimisväärne asi, mida mina majandusteadlasena nende uuringute juures hindan võib-olla kõige rohkem. Ja nende juures on ka üks probleem, on see, et väikeettevõtete innovatsioone me nendega ei mõõda. Ja siin on ka, te näete, et on alla 10 inimesega ettevõtted, alla 10 töötajaga ettevõtted. Ja mis on siis selle väikeettevõtte probleem? On see, et nende väikeettevõtete innovatsiooniprotsess on segane, ta on hägune, ta sageli on hästi kaootiline, ta ei ole kuskile nii-öelda kodifitseeritud või kirja pandud, ta asub sageli ühe inimese peas ja muutub väga kiiresti. Ja seetõttu on teda ka selliste struktureeritud küsimustikega raske mõõta. Aga samal ajal me teame, et kolmandik kogu meie majandusest püsib sellistel ettevõtetel. Nii et tegelikult me ainult mõõdame väga, väga väikest osa innovatsioonist meie ühiskonnas ja samamoodi me ei suuda hästi kujundada selliste ettevõtete jaoks poliitikameetmeid, mis ergutaksid innovatsiooni ja seetõttu ongi tegelikult võib-olla üks selline huvipakkumaid valdkondi startup-sektori innovatsiooni ergutamine ehk selliste ökosüsteemide kujundamine, kus tegelikult teadmata ettevõtte innovatsiooniprotsessi ja nõrku kohti selles on võimalik siiski seda ettevõtte innovatsiooni toetada ja Eesti on sellega küllalt hästi hakkama saanud just nimelt nende ökosüsteemide kujundamisega.
Nüüd nii palju siis sellisest teoreetilisest sissejuhatusest või üldisest sissejuhatusest. Nüüd ma näitaksin teile mõningaid numbreid ka Eesti statistikast. Ja ma vaatasin, et milline oleks kõige parem selline grupeerimine harutasandi statistikast, mis hõlmaks nii teadus-arendustegevuse, arhitektuuri ja inseneri valdkonna kui ka võib-olla reklaami ja turundustegevuse ja millega võib-olla päris sarnase mustriga on ka ülikoolide teadus-arendustegevus, just nimelt tehnoloogilises mõttes siis. Ja me näeme, et siin on nüüd erinevaid definitsioone. Toote ja protsessi uuendusega tähendab siis tehnoloogilisi protsesse antud juhul. See on vana definitsioon, mis oli otseselt nii-öelda Schumpeteri järgi koostatud, aga tegelikult kogu innovaatiliste ettevõtete hulk siis on hästi kõrge olnud aastatel 2016 kuni 2018. Ja siin on minu meelest üks väga oluline erinevus tekkinud viimaste aastate innovatsiooniuuringutes, et meie teenuste sektorid, kes olid varem vähe innovaatilised, on kasvatanud väga palju oma innovatsioonivõimet ja on ka tõstnud Eesti seda innovatsiooniindeksit. Nii et selles mõttes see on igati positiivne. Ja nagu te näete siin ka ainult toote uuendusega ehk ühte tüüpi eraldiseisva uuendusega ettevõtteid on hästi vähe ja ainult protsessi uuendusega samamoodi hästi vähe. Nii et selles mõttes see enamasti need erinevad tüüpi innovatsioonid siis esinevad koos ja tingivad vastastikku teineteist. Ja mida võib öelda veel, et valim loomulikult on domineeritud väikse ja keskmise suurusega ettevõtete poolt ja nende keskmine käive siis oli 2,8 miljonit eurot. Et ma kohe tuli samamoodi kuidagi seos, et minu majandusteaduskonnal, kus ma olen juht, et meie käive on kuskil 4,3 miljonit eurot. Et see väike ja keskmise suurusega ettevõtte innovatsiooniprotsess on kohati ikkagi hästi sarnane, vaatamata sellele, et majandusteaduskond töötab väga tugevalt reguleeritud sektoris. Ja võib-olla üks asi, mida tuleks nagu tähele panna ja mis ma arvan, et on ka üks väga oluline selle statistika mõjutaja, et ainult 17% innovaatilistest ettevõtetest siis jälgib üldse oma innovatsiooniga seotud kulusid. Et tegelikult need asjad kõik toimuvad suhteliselt kaootiliselt ja tagantjärgi neid keegi kokku ei arvuta ja üheks põhjuseks on ka see, et riik ei ole seda küsinud ja ei ole seda oluliseks pidanud. Nii. Nüüd organisatsioonilised uuendused, need on sellised asjad, mille kohta me tegelikult väga palju ei tea läbi ajaloo, sest esiteks seda on väga vähe mõõdetud ja kuna ma enne ka ütlesin, et see rakendamisele tähelepanu pööramine on toonud need organisatsioonilised uuendused ja need vajadused organisatsioonilisteks muutusteks ka esile. Ja tegelikult võib-olla ka see praktiline elu, kui me räägime siin IT-sektorist ja startupide arendamisest, siis on näha, et need vanad suured organisatsioonid jäävad oma organisatsiooni ümberkujundamisega nende startupide kõrval selgelt jänni. Ja see on toonud nüüd rohkem tähelepanu erinevate organisatsiooniliste uuenduste uurimisele. Ja siin nad natukene on sellised jällegi kohmakad, eks ole, et kas meil on põhiprotsessi, logistika uuendus, mingi ainult juhtimise või administratiivne uuendus või IKT ehk tarkvaraga seondud või ka riistvaraga seotud uuendus või on siis kompleksse äriprotsessi uuendusega tegemist ja nii edasi, nii edasi. Et te näete, et siin enamik nendest on umbes 40% ulatuses siis kõigist innovaatilistest ettevõtetest. Tegelikult võib täitsa julgelt öelda, et enamus nendest organisatsioonilistest uuendustest käib siis kaasas ükskõik millise toote või protsessi uuenduse või innovatsiooniga. Nii et selles mõttes see töökorraldusele tähelepanu pööramine innovatsioonis on hästi oluline. Ja
ma ei oskagi öelda, et kas see on midagi erilist, et kvaliteedile ja olemasolevatele klientidele on enamus uuendusi suunatud ja võib-olla nii siis standardtooteid kui ka kliendipõhiseid lahendusi nende teenuste puhul siis on eesmärgiks seatud. Ja võib-olla üks asi, mis tegelikult mind või torkas silma, et kui me kasutame väga sageli nendeks uuendusteks ja töökorralduslikeks muudatusteks sisendina selliseid ajurünnakuid ja ka erinevaid töörühmi, kutsume siis rakkerühmadeks või kuidas iganes neid, siis me kasutame töötajate rotatsiooni hästi vähe. Ja tegelikult see töötajate rotatsioon on, ma arvan, ülikoolides samamoodi hästi oluline, et õppida teisest vaatepunktist probleeme lahendama ja nägema kõigepealt ja see võib-olla on üks koht, millele me peaksime siis rohkem ka ise tähelepanu pöörama. Ja võib-olla lihtsalt jälle ühe näitena, et me oleme harjunud vaatama organisatsioone selliste hierarhiatena, et ma ei ole käinud Kunstiakadeemia kodulehel, et kuidas teie oma organisatsiooni kirjeldate, aga tõenäoliselt need on sellised ülevalt alla sellised joonistatud struktuurid. Aga tegelikult innovatsiooni jaoks on vajalik, et need toimivad selliste pigem võrgustikena ja ka muutuvate võrgustikena. Et siin on lihtsalt illustreerimiseks toodud teile, kuidas need rollid ja inimesed on erinevates võrgustikes seotud ja kui mitmesse eri võrgustikku siis inimene samal ajal kuulub. Kui me tahame seda innovatsiooni hästi ja paindlikult ja kiiresti enda organisatsioonides läbi viia, siis ilmselt me peame midagi oma struktuuridega ette võtma päris tõsist, et me saaksime sellele kiirete muutuste vajadusele siis reageerida. Ja siin loomulikult võib rääkida hästi palju ka sellest, kui palju on erinevate isiksuse omaduste ja erinevate praktiliste oskustega inimesi meil selleks vaja, et kõiki neid innovatsiooniprotsessi etappe ära täita, mida vaja on. Põhimõtteliselt me ikka majandusteaduskonnas väga tahaksime, et meil oleks ka igasuguseid disainereid ja arvutigraafikuid ja väga erinevaid inimesi, aga kahjuks meil neid ei ole. Et see on see mastaabi probleem ka natuke ja et ilmselt see töötajate koosseis ka hakkab ülikoolides muutuma veidikene interdistsiplinaarsemaks võrreldes siis varasemaga. Just nimelt tulenevalt innovatsiooni vajadusest. Nii, ja kui rääkida nüüd, et kust see innovatsioon tuleb, siis ükskõik, milline on meie see organisatsiooni struktuur, siis võib-olla kõige kriitilisemad on organisatsioonis juhid ja organisatsioonisisesed ettevõtjad ehk need, kes neid ideid püüavad siis ellu viia. Et tavaliselt räägitakse küll TA-üksustest või arendusüksustest või laboritest, aga tegelikult need nii strateegilise juhtimise tasand kui ka siis praktiliselt muutuste juhtimine või muutuste elluviimine on siis kaks kriitilist koostisosa, mis peaksid olema siis igas organisatsioonis. Ja oluline on see, et tegelikult kui sisemist võimekust ei ole, siis ei saa ka avatud innovatsiooni teha. Et kui meil ei ole võimalik ära tunda uusi ideid ja neid ka rakendada, siis meie organisatsiooni selline innovaatilisus või võime ka kohandada väljaspoolt erinevaid uusi ärimudeleid või muid rakendusi, et seda ei ole. Ja seetõttu ka statistikas on näha, et ainult mujal välja töötatud asjade ülevõtmine praktikas ei toimi. Nüüd avatud innovatsiooni seisukohalt, kui siin rääkida just nimelt jälle sellest arhitekti TA ja reklaami valdkonnast, siis võib öelda, et selle valdkonna avatud innovatsioonil on teatud oma eripärad ja huvitav on see, et juba kuskil eelmise sajandi 80-ndatel, kui neid mustreid uuriti, siis need mustrid olid suhteliselt sarnased ja täna on aeg-ajalt jälle ikka mõni teadlane neid kontrollib ja need mustrid on ka ajas olnud väga püsivad ja see põhjus on selles, et me ikkagi
tegelikult rakendame seda, ma ei tea, kas öelda nüüd revolutsioon või paradigma, eks ole, me rakendame tegelikult arvutite ja kogu selle info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaga seonduvaid lahendusi ja see revolutsioon on toimunud juba tükk aega tagasi ja praegu me lihtsalt tegeleme selle kohandamise ja nende protsessidega, mis sellest laiemast tehnoloogilisest murrangust siis tulid. Ja seetõttu on need mustrid ikkagi suhteliselt sarnased läbi aja. Mis on siis nende valdkondade eripära? On see, et see IKT valdkond pakub väga palju avaraid võimalusi turul ja see tähendab majandusinimeste keeles tegelikult kasumi teenimise võimalusi. Et see haru on, või need harud on väga erinevad võrreldes traditsioonilise majanduse või ka traditsiooniliste teenuste nagu hotellid, restoranid ja muu taoline mõni remont või midagi sellist kõrval. Nii et sellised dünaamilise kasumi teenimise võimalused on head. Ja see näitab ka, et keskmisest kõrgemaid innovatsiooni näitajaid võib siis näha nendes valdkondades. Võtme avatud innovatsiooni allikad on kliendid ja ülikoolid. Ja see on nüüd üks asi, millele ma tahaks tähelepanu juhtida, et koostöö klientidega ja kliendile orienteeritus on üks asi, mis tegelikult veab nii arhitektuuri, arendustegevuse kui ka tegelikult ülikoolide innovatsiooni. Ja siin on muidugi mul väga halb öelda üliõpilaste kohta kliendid, aga innovatsiooniveduritena nad on ikka kliendi rollis, ehk nemad on need, kelle jaoks me seda haridust ka tulevikus siis nagu kujundame ja kes sellest haridusest peaksid kasu saama. Ja samamoodi on nende teenuse valdkondade puhul, millest me täna räägime. Ja ülikoolidega koostöö on loomulikult siis erinevate probleemide ja probleemilahenduste väljatöötamise osas, sest need nõuavad interdistsiplinaarseid lahendusi ja ülikoolid suudavad siis neid nii-öelda osapooli kokku tuua. Ja see on tegelikult väga erinev paljudest teistest harudest, kus tegelikult hoopis tarnijad või mingisugused võib-olla tarnija domineeritud on täiesti nagu vastand, eks ole, kus tehnoloogia ostetakse sisse ja see määrab innovatsiooni. Olulised innovatsioonikulutused siis võiksid olla arendustööle, töötajate koolitusele ja koostööle. Ja peamine kasumi garanteerimise mehhanism on läbi oskusteabe ja autoriõiguste. Ehk siis patentidega ei ole väga tegemist ja samamoodi ei ole ka selliseid tootmise viitaegu või salastatust, nii nagu on traditsioonilises ettevõtluses. Nii et selles mõttes on tegemist küllaltki nagu huvitava ja eripärase sektoriga, mis peaks toetama tegelikult innovatsiooni kogu majanduses teistes harudes. Ehk teenuste poole pealt need sektorid koos tarkvara ja programmeerimisega on need, kes siis loovad innovatsioone teiste harude jaoks, mille tarbijad need teised harud on. Ja kui seda nii-öelda üldist harude mustrit teada ja vaadata nüüd neid innovatsiooniuuringu andmeid, siis tegelikult peab ütlema, et seda ei ole kaua aega mõõdetud, aga praegu, kui me oleme mõõtnud seda, siis need harud teiste harude innovatsioonide loojatena on veel suhteliselt tagasihoidlikud olnud. Nii et see on nagu see järgmine etapp, kuhu me tahaks mõõtmisega jõuda ja mida me tegelikult tahaksime ka ergutada, sest paraku see majandus on väga omavahel seotud ja meil innovatsioonid kanduvad ühest harust teise ja kui me räägime majanduse kogu lisandväärtusest, siis see on hästi oluline. Ja võib-olla Eesti üks omapära veel, et kogu selles innovatsiooni arendamises on Eestisse projektipõhine avaliku sektori poolt toetatud innovatsioon väga tugev võrreldes teiste riikidega. Küll aga mitte võib-olla nii palju nendes sektorites, millest me täna räägime. Nii. Kui rääkida innovatsioonialasest koostööst, siis avatud innovatsiooniks on veel palju ruumi selles mõttes, et uuendustegevusalast koostööd tegid siiski vähesed ettevõtted,
see koostöö oli muu äritegevuse valdkonnas peamiselt ja kui vaadata eriti klientidega ettevõtlussektorist, siis see osakaal on ainult 3%, mis on väga madal. Ja kui vaadata ülikoolide ja kõrgkoolidega, siis see on mõnes mõttes kõrgem ja keskendunud siis eelkõige Eesti ülikoolidele. Nii et selles mõttes see disaini ja võib-olla sihuke arhitektuuri ja ka arendustööalane koostöö või nende sektoritega koostöö on ülikoolides olnud siis päris hea. Et see 23% kõigist innovaatilistest ettevõtetest ei ole sugugi väga madal osakaal. Ja üks väike illustratsioon siia juurde, milline see koostöö ja avatud innovatsioon võiks välja näha, siis ta tegelikult ongi nagu ettevõtte innovatsioonis kahelt poolt, et ta on nii partneritega siis turuvõimaluste loomiseks kui ka ettevõtte enda võimekuste arendamiseks ehk töötajate koolitamiseks ja ka võib-olla kohapealsete erinevate sektori vaheliste koostööde algatamiseks. Ehk siin ka on, võib-olla keegi teab, triple helixist räägitud või ka triple helixist, et siis nii-öelda sektoriüleste koostööde algatamiseks. Võib-olla üks asi, mis on seotud siin selles valdkonnas ka selliste uue majanduse aspektidega või ka IKT-st tingitud, arengust tingitud allikate või innovatsioonidega on erinevad meediaplatvormid, ühisloome ja avatud platvormid ja avatud tarkvara ja nende kasutamine. Siis tegelikult peaks ütlema, et ettevõtted veel ei kasuta neid väga palju, et siiski on hästi palju sellised traditsioonilised kontaktide loomise allikad või üritused, mis on messid, näitused ja ka siis traditsioonilised väljaanded ja sellised traditsioonilised info otsimise vahendid. Aga siin on ka tegelikult põhjus selles, et tänu nendele platvormidele ja avatud tarkvarale on tegelikult ideid väga palju rohkem, kui me jõuame ellu viia. Ja ettevõtted on ära tabanud, et selline ideede kokku kuhjamine või ka lihtsalt ideede screenimine või nende kohta ka info ammutamine ei ole väga tootlik tegevus. Et pigem peab olema kontsentreeritud tähelepanu vajalike või sellistele täpselt tiimitud võrgustike ja nendega muutmise vajadusele, kui selline üldine platvormide kaudu ideede hankimine. Et see on ühest küljest ratsionaalne ja teisest küljest siis ka võib-olla, et me ei oska neid veel piisavalt hästi kasutada, me ei oska sealt neid ideid siis kas otsida või enda jaoks välja selekteerida piisavalt efektiivselt. Mida see innovatsioon siis majanduslikus mõttes annab? Umbes poole käibest. Et see on keskmine näitaja nüüd nende vaadeldud ettevõtete juures, et kui me vaatame ekspordi osakaalu, siis see on veidi suurem. Ja võib-olla ka üks huvitav selline aspekt, et enamus innovatsiooni tuleb siiski konkureerivatest toodetest, ehk nagu Schumpeter õigesti ütles, et konkurents soodustab innovatsiooni, aga sellised eristuvad või konkurentsita tooted, et nendest saadakse veel vähe tulu. Nii. Ja võib-olla siin põgusalt innovatsiooniga seotud kulutused, aga nagu ma enne ütlesin, vähesed ettevõtted registreerivad neid ja seetõttu need näitajad ei ole väga kõrged rahvusvahelises võrdluses, aga ütleme nii, et TA keskmised kulutused on siin selle järgi 4% käibest ja innovatsioonikulutused 6%. Ja need innovatsioonikulutused siis on niimoodi võrdselt jagatud väikeste erinevate tegevuste ja innovatsioonivaldkondade vahel siis. Nii et, aga ütleme, et see osa sellest innovatsiooni uuringust mõõdab suhteliselt halvasti, et me teame, et tegelikult need kulutused on suuremad, me lihtsalt ei tea, kui palju. Ja meil on erinevaid
võimalusi olnud neid kulutusi testida, näiteks mis puudutab riigi antavaid toetusi, siis paljud ettevõtted ei registreeri seda, et nad on saanud avalikult sektorilt toetust innovatsiooniks, aga kui me vaatame näiteks selle ettevõtte andmeid struktuurivahendite andmebaasist, siis me need toetused sealt üles leiame, nii ja see ei ole ainult Eesti probleem, et siin on näiteks Suurbritannia uuringuid eksporditoetuste osas ja nii edasi, on hästi palju ka teisi välja toodud, nii et selles mõttes siin ka tuleb välja, et riiklikku toetust või riigi EAS-ilt või kellegilt teiselt vahendaja asutuselt on saadud toetusi umbes 10% innovaatilistest ettevõtetest, siis see kindlasti ei vasta tõele, et see arv on kindlasti palju suurem. Et see võib-olla see on nüüd üks asi, mida me näeme ja kus me ka siis teeme neid analüüse, aga me teame, et tegelikult see osa andmestikust on päris olulise nihkega. Ja teine asi, mis on selline huvitav, on see, et mida innovaatilisemad ettevõtted, seda tugevamad barjäärid. Ja seda on loogiliselt ka võimalik seletada, et kui meil ettevõte teeb innovatsioone, siis ta tunnetab ka barjääre paremini, aga samal ajal jälle poliitikakujundaja tahaks näha siis, et milliseid barjääre siis saaks alandada, aga innovatsiooni sellest küsimustikust ta väga sellele vastuseid ei saa. Et siin on suhteliselt sellised üldised ja standardsed vastused barjääridele ja tegelikult me hoopis leiame neid vastuseid innovatsioonisüsteemi analüüsist, kui me võrdleme ka teiste riikidega, näeme, mis lülid ei tööta või missugused osalejad on siis nõrgemad. Aga võib-olla et siin on näha, et need turuteadmised on ühed, mis on võib-olla nõrgemad, konkurents ja töötajate nappus samamoodi on sellised suuremad barjäärid, aga loomulikult alati siis rahastamise barjäärid ja muud asjad. Aga see on jällegi, mida innovaatilisemad ettevõtted, seda kõrgemad on barjäärid, nii et need on siis kasvanud igal pool.